raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tere raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare Pere raadios pühapäeva hommikul kell 11. Ja nüüd, tralalala, teatavasti on meie erakonnal ikka tehtud etteheidet, et meil on pereerakond ja mida me siin häbeneme. Täna on stuudios huvitavad saatekülalised, kõik perekonnanimega Helme. Lisaks siis tavalistele stammidele Mart Helme ja mina Martin Helme on meil stuudios Moonika Helme, kes kandideerib esinumbrina Tallinnas Haaberstis ja Eeva Helme, kes kandideerib meil esinumbrina Tallinnas Lasnamäel. Et valija teaks, et tegemist ei ole mitte ainult Moonika Helmega, vaid Helle-Moonika Helmega. Ja Helle-Moonika Helme on see sama inimene, kes on Moonika Helme. Sellise täienduse. Valimissedel, meie kõik oleme harjunud ütlema Moonika, aga tegelikult jah, täisnimi on Helle-Moonika ja tere Moonika ja tere Eeva. Ja tere kõigile raadiokuulajatele minu poolt ka, mina Moonika. Tervitused. Ja mis me räägime siis esimeses plokis Riigikogus oli eelarve tutvustamine, Jürgen Ligi oli püksid seekord jalga pannud ja tuli meil eelarvet tutvustama, aga eelarvest ta küll ei olnud võimeline rääkima ja siis sellele järgnes meil valitsuse spektaakel, mida nimetatakse ka vahel pressikonverentsiks, kus samal päeval siis päästjad tegid meeleavalduse või piketi, kus nad nõudsid palgatõusu ja meil on selline endast kõik andnud peaminister, kes ütles, et tal rohkem midagi anduda ei ole, ta annab oma pintsaku, kui tahate ära. Seljast, ega nii juhtub, kui sa oled ära andnud miljardid Tuuliku ärimeestele ja tahad miljardid anda Rail Balticule ja veel miljardeid annad siin Ukrainale ja veel miljardeid annad mingitele MTÜ-dele. Ei, ma segan vahele, et miljardeid kaitsetööstusele, kaitsetööstuspargile ja ma vaatasin, nüüd on avalikustatud ka, kes on kaitsetööstuspargi reaalsed kasusaajad ja on nimeliselt ajakirjanduses välja toodud. No need on ju tavaliselt kahtlusalused. See on ju kõik üks kartell, mis meil Eestit valitseb ja Eesti maksumaksja raha omavahel jagab. Need on ju kõik Reformierakonna käpikud. Just, nii et sellest me räägime esimeses plokis ja teises plokis me räägime sellest, et muutus algab Haaberstis ja muutus algab Lasnamäel ja muutus algab Kesklinnas ja muutus algab Pärnus, siis kui valida EKRE, sest et minul küll puudub usk, et muutus algab Isamaast. Mul oli, millal see oli neljapäeval, oli Pärnu debatt ja üldiselt oli rahumeelne, aga tekkis siiski teatud selline terav diskussioon selle üle, et isamaalased paugutasid seal, mida nad tegema hakkavad või õigemini Isamaa esindaja, mida nad nüüd ikkagi uues volikogus ja uues linnavalitsuses pärast valimisi tegema hakkavad, kui nad selle positsiooni saavad. Ja siis lõikasid ikkagi kõik vahele, kes olid opositsioonis, et aga miks te ei ole seda teinud, mida te olete 2 korda järjest lubanud valimistel, näiteks lumekoristuse lõpetamine eramaja omanikele 2 korda. See on nüüd 3. valimistsükkel, kui nad seda sama lubavad. Miks te olete kihva keeranud koolide ja lasteaedade toitlustamise? Miks te olete seda teist ja 3. teinud? Te ei ole ju tegelikult midagi teinud ja te olete ju praegu võimu juures. Miks te ei muuda? Muutuse võimalus on teil ju kogu aeg olnud, mitu aastat on olnud, aga te olete muutnud halvemaks kõik. Et seal minu meelest ikkagi mustvalgel tuli välja see populistlik paugutamine ja selle katteta lubaduste jagamine, mis on Reinsalu ja kogu selle kompanii suust välja voolamas. Ja mina arvan ka, et see nende loosung lõppude lõpuks töötab nende endi vastu. Ja kui me need teemad oleme ära käsitlenud, siis me vähendame koosseisu stuudios ja jätkame kahekesi Mardiga ja räägime sellest, mida Rutte ütles Michalile, mida Michal selle kohta ütles Riigikogus ja miks on tekkinud paanika Mutti Merkeli 4 või 3 aasta taguste sõnavõttude osas, mis nüüd on justkui üles soojendatud, justkui uudiseks tehtud, et see nii-öelda välispoliitika plokk. Aga tuleme nüüd oma sisepoliitika juurde ja oli meil sel nädalal nii-öelda Ligi nädal oli Riigikogus ja Ligi nädal esmaspäeval ta tutvustas siis mitmeid seaduseelnõusid, millest üks näiteks oli siis automaksu timmimine
niimoodi, et saaks teeselda, et nad hoolivad lastega peredest ja puuetega inimestest. Noh, sisuliselt see automaksu olukorda eriti palju ei muuda. On jah välja valitud, siis ju nad on teinud küsitlusi, et millised on kõige rohkem siis nagu inimestele põue pugevad või nunnumeetrit tekitavad sellised grupid, kellele soodustuse tegemisega saab siis avalikkuses näidata ennast heade inimestena. Aga nagu Ligi ropsuu röökur suutis selle kõik muuta kohutavaks lagaks jälle, teatades, et ega automaks vaeseid inimesi eriti ei puuduta. Ja teisipäeval oli meil riigieelarve arutelu, riigieelarve esimene lugemine, kus jälle Ligi oli. Ja mida tema siis etteaste meile kinnitas, oli see, et inimene ei oma mingit ülevaadet sellest, mis seal eelarves kirjas on, mis ongi keeruline, sest eelarve on muutunud 900 leheküljeliseks seaduseelnõuks, mis on tohut palju vahtu täis. Ja detaile on jälle valikulisi detaile selliseid, mille rägastikus eksidki ära. Aga lisaks sellele ei oma Ligi ka mingisugust adekvaatsust selles, mis toimub majanduses. Ja lisaks sellele Ligi ei ole võimeline mingil moel selgitama siis, kuidas on juhtunud niimoodi, et mees, kes on terve elu rääkinud, kuidas tulud ja kulud peavad tasakaalus olema ja ülevõimet ei tohi elada ja kuidas ikkagi need on mingid teised valitsused, kes on meie riigivõlga kasvatanud ja eelarvet miinusesse ajanud ja jätavad lastele võlgu. Et kuidas see on juhtunud niimoodi, et tema nüüd on meil rahandusministriks juba mitmendat aastat järjest, toob defitsiidis rekordmiinusega eelarve, teeb rekord suuri riigivõla summasid meile kaela ja jätab nii-öelda lastele. Ja sirge näoga kõike seda kiidab ja esitleb, et Monika, sina suudad Ligi iga kord käivitada. Et ta kohe näha on, et ta läheb kohe pöördesse, kui sa talt midagi küsid, et mis sinu mulje temast oli? Ei ega muud ei olegi meil, sa lugesid kõik ette, mis meil Ligi sel nädalal seal esitlemas oli, aga minu kokkuvõte on see, et vähe riigieelarvet ja palju solvavad Ligit. Et ma küsisin isiklikult tema käest ju mitu asjalikku küsimust ja see ongi niimoodi, kui sa küsid riigieelarve kohta, kui sa küsid sisulise küsimuse, siis ta teatab, et mulle ta isiklikult ütles ju, et ega mina ka, ma olen siin esimest korda seda esitlemas, ega mina ka ju kõike ei tea. Ja siis, kui sa laiendad natukene seda küsimust, kas räägid siis mingist eelnevast asjast, mida ta on öelnud või kui ta on siin solvanud, eks ole, juhid sellele tähelepanu, siis selle peale saad veelgi rohkem hurjutada ja sõimata ja mitte ainult mind, vaid tegelikult ta hurjutab ja sõimab tervet Eesti rahvast. Aga ega teda vist ei muuda. Ei muuda ja Eva, sina kirjutasid postituse selle Michali killu rebimise peale, et tema annab oma pintsaku ära, kui vaja on, kui päästjatele vaja on, et 2 miljardit võetakse laenu, 4,5% on eelarve miinus SKP-st. Seda ei ole varem keegi teinud, mitte kunagi. Et nad süüdistavad küll, et me tegime koroona ajal, aga isegi koroona ajal me ei teinud midagi taolist. Ja raha jätkub kõigile, ainult mitte siis nagu nendele päris töötegijatele ja siis hakatakse ohvrit mängima, kõik on vaesusesse aetud. Ja sellel nädalal alustas piinlike tsitaatidega Jürgen Ligi, siis nagu millest te juba siin ennem rääkisite, nimetades toidu käibemaksu siis alandamist asotsiaalseks poliitikaks ja siis neljapäeval valitsuse pressikonverentsil osatas siis Kristen Michal, et kas te tahate, et ma annan pintsaku ka seljast ära, kui päästjad nõuavad reaalset palgatõusu, mitte ei lähe selle õnge, et selle hookus-pookuse, et maksuküür kaotatakse ja siis sellest me kõik siin võidame. Et päästjad tahavad reaalset palgatõusu ja peaminister siis nagu sotsialistile kombeks ütleb, et aga ta on juba kõik ära andnud, aga maksumaksja raha ei ole valitsuse raha, mida jagada. Et kui keegi veel uskus, et Reformierakond on parempoolne erakond, et siis see müüt läks küll siis neljapäeval nagu kildudeks kokku. Et kui me siin vaatame, et kaitseministeeriumis kantakse 87 miljonit valele arvele ja raha ei küsita tagasi, eks ole, tuuliku ärimeestel on võtta kohe 2,8 miljardit toetust, seesama maksukuiru kaotamine läheb maksma 500 miljonit, Rail Balticule suunaga häädemeestesse ja edasi ei kuhugi, miljardeid ei loeta. Ja eks ole, näiteks kliimaministeeriumi eelarve kasvab 400 miljoni võrra, aga siis päästjatele me palkade tõusuks raha ei leia. Pintsak tuleb seljast ja pintsak tuleb seljast rebida. Vaene Michal, tema on nüüd see, kes
kes kannatab, tema on nüüd see, kes kannatab. Et tema mängib Juhan Liivi. Ja ei noh, ja mina ütleksin sinna vahele, et noh, sellise pean ennast suhteliselt moeteadlikuks inimeseks. Ma arvan, et need tema pintsakud ei pruugigi olla sellised, mida võib-olla ka igaüks tahaks kanda. Juhan Liivi märkus on, ma oletan, et sellest, et kui Eesti rahvas hakkas tegema korjandust, et ehitada Estonia teatrit, siis kõigil oli võimalik sellesse korjandusse raha. Tollel ei olnud niimoodi, et mindi Kultuuriministeeriumi ette piketile ja küll kuskilt raha leiab. Et tollel oligi niimoodi, et kui sa tahtsid midagi ehitada, siis rahvas tuli kokku, pani omast taskust võttis raha ja pani ja Estonia ehitamiseks tehtigi üldriiklik, ülerahvalik korjandus, kuhu sa ei pidanud mitte ainult raha ei pruukinud viia, vaid viisidki oma mantli, see mantel pandi kuskil turul müüki ja siis selle müügitulu pandi omakorda kassasse. Ja ei olnud muinsuskaitset, kes ütleb, et sinna ei tohi ehitada. Jah, sest seal all on peidus mingisugused, ma ei tea, müüri jäänused. Aga no mina mõtlesin seda Michali, Eva ütles jah, et on sotsialistidena nüüd lõplikult kapist välja tulnud reformierakondlased. Margaret Thatcheril oli väga hea ütlus, et lõpuks saab sotsialistidel teiste inimeste raha ikka otsa. Kunagi oli Eiki Nestor, oli meil Riigikogu spiiker ja sotside juht ja ideeline isa, kes noh niimoodi saatanliku muige saatel ütles, et ega maksumaksja raha on see raha, mille poliitikud jätavad maksumaksjale. Tegelikult on kõik raha meie oma. Ja ta mõtles seda, ega see ei olnud niimoodi, et see oli lihtsalt mingisugune kalambuur. Tegelikult on kõik teie raha meie oma, osa on see, mille me teile jätame, see on teie maksumaksjate raha. Ja no mul tuli siinkohal meelde see, kus meil oli Jürgen Ligiga jälle mingisugune debatt seal ja noh ikka maksudest ja rahast. Ja noh, kui mina ütlesingi, et kõikide nende maksutõusude tõttu ju ettevõtlus paneb uksed kinni ja see on spiraalne allakäik, sellepärast et kui ettevõtlus paneb uksed kinni, siis ju maksuraha enam ei laeku, sest tegelikult maksuraha laekub, kust laekub ettevõtjatelt. Ja siis ta sirge näoga teatas, et ei, et no ärge tulge nüüd sukst juttu küll rääkima, et näete, et siin avaliku sektori töötajad, ministeeriumi töötajad ja meie siin teiega maksame ju ka makse. Aga no kui rahandusminister niimoodi ütleb, et no ma isegi ei läinud sealt edasi, no seda võimalustki Riigikogus tegelikult ei ole sellist debatti pidada, et oleks talle öelnud, et vabandust, et aga sinu palk Jürgen tuleb samamoodi ettevõtlusmaksudest ja minu palk ka. See, et me maksame oma palga pealt maksud, ei tähenda seda, et meie anname mingit seda lisandväärtust, mis nagu majandust kasvatab või majandust üleval hoiab. No jaa, aga pangamaksusid nad korralikult teha ei taha. Nad väidavad, et pangamaks on olemas, no see üks maksukene, mis on, see muidugi pankureid vaeseks ei tee. Aga mis on väga selgelt välja tulnud, et nüüd, kus maksuralli on Reformierakonna poolt algatatud, tulevad kõik vähegi vasakpoolsed inimesed või saamahimulised poliitikud välja uute maksude ideedega ja jällegi seal Pärnu debatil tuli ju välja. Tahetakse teha turismimaksu, tahetakse teha teise elukohamaksu, tahetakse tõsta maamaksu. Juba kõik, maamaksu, kuhu vähegi küünet taha lähevad, nii kohaliku omavalitsuse tasandil kui ka riigi tasandil, keerame aga vinti peale. Küll nad hakkama saavad. Aga no vaata ei saa, see on ikkagi vana lugu sellest, kuidas mustlane hobust nälgima mõttes, eks ole. Peaaegu sai selgeks, üks päev varem suri ära. See, mida juba 2019 ju meil kogu aeg nügiti, et meil on vaja maksudebatti, noh see oli ju meil lihtsalt ettekääne sellele, et saaks hakata uusi erinevaid makse meile pähe määrima, ega maksudebatt käib ka Euroopa Liidus praegu, Euroopa Liidu eelarvega seoses. On noh terve tohutu rida uusi makse on välja mõeldud, välja pakutud, kuidas Euroopa Liidul, sest et noh see jutt on kogu aeg see, et raha on ju vaja, kuskil peab raha tulema, tegelikult sellele väitele juba tuleb kohe algus vastu vaielda. Raha on riigil vaja küll, aga meie riik ei ole pankrotis ja Euroopa Liit ei ole pankrotis mitte sellepärast, et nendeks nii-öelda põhiasjadeks, milleks riik ette on nähtud, nagu näiteks päästetööd. Õpetajad. Et nendeks on meil raha olemas, aga kui sa kulutadki selle raha ära, miljardid ja miljardid korrumpeerunud hiigelprojektidele, vot siis saab raha otsa. Eva, sa tahtsid lisada? Tahtsin lisada seda, et kolmapäeval, eks ole, et nad andsid üle siis riigi eelarve, kus riigi võlg kasvab 11,5 miljardini ja aastaks 2029 on see juba 13,5 miljardit. Ja selle laenu teenendamine maksab 260 miljonit aastas. Ja praegu. See praegu ja see tõuseb siis 29. aastas 300 miljonini. Ja kui me võtame selle, et näiteks, eks ole, kultuuritöötajad on täpselt samamoodi hädas, eks ole, et nendele riigieelarvest palga
tõusuks siis raha ei jätku, siis võtame selle, et Kultuuriministeeriumi eelarve on praegu 365 miljonit, ehk siis laenu teenendamise kulud on ühe ministeeriumi eelarve. Et juba see, ja siis eks ole, et kui me räägime üldse ettevõtjatest ja sellest riigi eelarvest, kolmapäeval nad annavad sellise eelarve, mis eks ole laseb riigi 2 miljardiga miinusesse ja neljapäeval tulevad nad kokku Riigikogus ja alustavad siis olulise tähtsusega riikliku küsitluse arutelu, mis keskendub Eesti majanduse siis ergutamisele. Ja see oli nende tohutu Reformierakonna propagandaüritus, et nemad nüüd teavad jälle, kuidas majandus käima saada. No ei saa, muide, need on optimistlikud prognoosid, et siin 200 midagi 10 miljonite ja 300 miljonitega on, kui intress peaks natukenegi tõusma, siis on meie iga-aastane laenu teenindamine 10. lõpus kaugelt üle 400 miljoni. Ja et mina kultuuriinimesena lisaks siin ühe sellise väikese arvutuse või või võrdpildi, et kuulajad aru saaksid, et kuhu raha läheb ja kuhu teda tegelikult on vaja, aga kuhu raha ei lähe, et selle kaitsesektori või kaitsevaldkonna raha suunamisega hiigelsummad lähevad sinna. Me vist isegi ei suuda enam arvet pidada, kuidas siin läheb. Riigikontroll ju ka käib sinna aeg-ajalt sisse vaatamas, isegi tema ei saa aru, ligigi ei lasta ja isegi tema ei saa aru, kuhu need rahad lähevad. Ja nüüd me loeme, Eva juba mainis seda, kuidas 88 miljonit läheb siis kuidas see oli, mitte kaitseväe, vaid kaitsevaldkonna palgatõusudeks. Just, palgatõusudeks, palgatakse juurde uusi inimesi, antakse juurde raha, seda lugemata. Ja siis, kui ERSO, kes on meie Eesti riiklik sümfooniaorkester, ta on ikkagi ka ta ei ole küll seaduslikult institutsionaalne, aga me kõik võtame seda niimoodi. Elab juba aastaid, orkestrandid elavad näljapalga peale, vaatavad, et kuidas nad saavad oma igapäevaeluga toime, siis 23 ERSOt saaks selle sama 88 miljoniga aastas üleval pidada. Aga et kõik aru saaksid, see 88 on juurde. See on juurde. See ei ole niimoodi, et nad nii palju ongi neil, et see on juurde. See on juurde, et sinna antakse ja teistel ei anta, et ei, meil raha ei ole. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast ja sel nädalal on meil siin suurepärane Neli Helmet on stuudios, kui võib öelda, et muidugi EKRE, muidugi Helme. Et meil on lisaks Mardile ja minule on siin Helle-Moonika Helme, kes kandideerib meil Haaberstis Tallinnas ja Eva Helme, kes kandideerib meil Lasnamäel Tallinnas ja lähekski Tallinna asjade juurde natukene sellise üldisemas plaanis ja isegi ma arvan, et see laieneb mujale ka, nagu ju sissejuhatuses juba Mart rääkis. Ma olen nüüd Tallinnas palju debattidel käinud, me oleme palju tänaval käinud ja mind ikkagi hämmastab see selline, kuidas ma nüüd ütlen, et võimul olevate erakondade ja võimul olevate poliitikute see nagu esinemine avalikkuse ees, justkui nemad ei oleks võimul. Justkui nemad ei olekski praegu selles olukorras, kus nad saavad asju teha ja muuta. Ma käisin ühel debatil Prantsuse lütseumis, kus siis Ossinovski rääkis hingestatult, mida kõike teha on vaja. Kuule, Jeki, sa oled võimul, sa oled linnapea, miks sa ei tee? Et Isamaa omad räägivad, kuidas nüüd tuleb hakata seda, teist ja kolmandat tegema. Jummi, te olete Tallinnas võimul olnud peaaegu 1,5 aastat, Pärnus võimul olnud mitu tsüklit järjest, Tartus on nad koos võimul Reformierakonnaga. Miks te seda muutust ei too? Minu meelest on küll, mina paneksin selle loosungi niimoodi, et ummikust välja ja muutus tuleb ainult kui muidugi EKRE. Et teistmoodi see muutus ei tule, teistmoodi me ummikust välja ei saa, sest et eriti mis puudutab nagu Isamaad. Isamaa esimene instinkt või selline esimene printsiip, raison d'être, olemasolu mõte on olla võimul, olla toiduahelas. Ja nende teine instinkt on alati, kui neil on valida, kas olla EKRE-ga või Keskerakonnaga või teisel poolel
on Isamaa ja sotsid, nad alati eelistavad Isamaa eelistab Reformierakonda ja sotse. Nad teevad meiega ka, neil ei ole mingit sellist põhimõttelist vastuseisu meiega koalitsiooni teha, aga nende eelistus on teha teiste kartellierakondadega. No ma ütleksin, et see on võib-olla sellepärast, et nende hulgas paistavad nad silma, nad saavad alati öelda, et et meie oleme need rahvuslikud jõud, meie ajame rahvuslikku asja, aga need teised, eks ole, et see on nagu selles mõttes mugav positsioon neile, et kui nad oleksid koos meiega, siis meie oleme rahvuslik konservatiivne erakond ja siis tekib nagu siis on mustvalgel näha, et nemad tegelikult ei ole. Just. Ja, et ma täpselt samamoodi, et kutsun kõiki üles ikkagi, et kui te tahate ükskõik mis linnas või maakonnas või kohalikus omavalitsuses muutust, siis ikkagi tuleks valida EKRE kandidaatide poolt. Et praegu, kuna ma olen olnud 4 aastat Lääneranna volikogu liige, et siis ma saan nagu kas või sellel siis näite varal tuua, et meil on praegu seal Läänerannas, eks ole, Isamaa vallavanem ja nüüd... Ennem teda oli ka Isamaa vallavanem. Ja ennem oli ka. Just, kes pani Metsküla kooligi. Ja nad pani siis alustasid selle koolivõrgu reformi ja nüüd kandideerib siis täpselt samamoodi jälle Isamaa siis nimekiri ja on välja pandud ka vallavanema kandidaat, et muutus ei tule, et kui me vahetame vallas siis ühe isamaalase teise vastu, et see on ju üks ja sama erakond, kes pole senisele vallavõimule teinud mitte ühtegi etteheidet. Ma ühe väikse täienduse panen siia, mida kuulaja muidugi ei tea, aga see täiendus on see, et Isamaa nimekirjades üle kogu Eesti on kokku korjatud igasugust pära ja üle poole nende kandidaatidest ei ole tegelikult Isamaa liikmed. Üle poole Isamaa kandidaatidest ei ole Isamaa liikmed. Nii et see, et nad eputavad siin, kuidas meil on kõige pikemad nimekirjad, teil on kõige logisemad nimekirjad, teil on inimesed, kes hakkavad ära hüppama, teil on inimesed, kes hakkavad välja pressima, teil on inimesed, kes hakkavad töötama vastu, ei täida seda Isamaa programmi, neid igasuguseid lubadusi, sellepärast et oportunistlikult neil, kui nad on volikogus, ei ole kasulik lihtsalt. Et siin jookseb see muutus juba ainuüksi selle tõttu lihtsalt liiva. Ma ühe asja ütlen veel, et nii nagu Eeva ütles ka, et üle terve Eesti on tegelikult sama asi, et ei ole mõtet uskuda või loota, et keegi teine nii südikalt pöörab tagasi neid halbu asju, mis on juba tehtud, et seda niisugust nagu fatalistlikku leppimist, et nüüd ei ole enam midagi teha ja mis me ikka, raha on vaja võtta, hea küll, me ei tahaks seda maamaksu tõsta, aga mis meil üle jääb, hea küll, me ei tahaks seda kooli kinni panna, aga mis meil üle jääb, et pole ju midagi teha, et seda hoiakut ma näen üle terve Eesti teistes erakondades, et meil on absoluutselt selgelt, et meie läheme neid otsuseid tagasi pöörama, ümber tegema ja me ei lepi sellega, et meile tulevad ametnikud mingis omavalitsuses näitavad Exceli tabeliga ära, et muud ei jää üle. Tuleb see ametnik koos tema Exceli tabeliga minema saata ja ütelda, et meil leia lahendus. Ja see on see, ja ma ütlen selle ka ära, et ma teen siin, võiksin üles lugeda 74 esinumbrit, keda kõiki kutsun üles toetama, aga tegelikult toetada tuleb EKRE nimekirja. Kui kellelgi on oma lemmikkandidaat kusagil nimekirjas, kes on keskel või viimane, siis toetage seda, kui teil ei tunne kedagi, ei tea, see nimed on võib-olla sellised, kes ei ole tuntud teie jaoks, et ei ole sellega kogemust, et mis nad varem teinud on, siis andke lihtsalt erakonnale, andke lihtsalt erakonna esinumbrile, sest nendel on kvaliteedimärk ja see kvaliteedimärk on EKRE. No ma ennustan, et kuna meil tulevad siis 2027. aastal tulevad Riigikogu valimised ja isegi kui me praegu siis kohalikel valimistel teeme väga hea tulemuse, paneme kokku üle terve Eesti väga paljudes kohtades siis kohaliku võimustruktuuri, siis kuni aastani 2027 riik kõiki neid omavalitsusi või vähemalt omavalitsusi kiusab maksimaalselt. Ma tuletan teile meelde, kuidas kohaliku omavalitsuse tulubaasi kunagi vähendati rajult keskvalitsuse poolt ja teate miks? Savisaare pärast, sellepärast, et Savisaar oli võimul alllinnas, Tallinn on kõige suurem omavalitsus ja Tallinnale ja Savisaarele ei saa nii palju raha anda, siis üleval Toompeal, kus olid teised võimul, refikad võimul, võeti vastu seadus, et vähendame kohaliku omavalitsuse tulubaasi, aga kes kannatasid? Tallinn on rikas omavalitsus, Tallinn elas selle kõik üle, aga sealt algas tegelikult pihta see nii-öelda väikeste omavalitsuste allakäik ja nii-öelda siis
noh, kokkutõmbumine, provintsistumine. Siis tuldi ju selle sama kohalike omavalitsuste reformiga ja kohalike omavalitsuste liitmise jutuga, et näed, siis me saame tugevad omavalitsused. No tegelikkus näitab, et me oleme saanud ääremaa laienemise. Aga mis ma veel, kuhu ma tahtsin välja jõuda, on see, et head inimesed, kui te praegu valite kohalikul omavalitsuste valimistel EKRE, siis aastal 2027 Riigikogu valimistel valige ka EKRE, sellepärast, et siis on võimuvertikaal ülevalt alla ja siis me saame nagu keskvalitsuse tasandil ka kohalikes omavalitsustes rahastust ja olukorda parandama hakata. Ja no see on üks meie nende valimiste kindel eesmärk on see, et nii palju, nii kui vähegi võimalik on, tuleb opositsiooni mängida Reformierakond ja sotsid. Sotsid on ikka erilised lupardid ja kahepalgelised petised. Nad on ideoloogilised. Käivad ringi ja räägivad, kuidas nüüd, sel nädalal jälle sotsidel oli siis toodud eelnõu saali ja vähendada toiduainete käibemaksu. No ausalt tahaks lihtsalt nagu loputada neid kuidagi, et kulla sotsid, te hääletasite valitsuses olles 3 korral maha toiduainete käibemaksu alandamise mõtte. 3 korral. Meie tegime ettepaneku 2 korda ja Keskerakond tegi 1 korra ettepaneku käibemaksu alandada toiduainetele ja sotsid iga kord hääletasid selle maha selle jutuga, et kasu sellest ei ole nagu nii ja kaupmees võtab selle oma taskusse. Ja nii kui nad opositsiooni said, nii hakkasid rääkima, kuidas ikka inimestel on toimetuleku raskus, me peaks toiduainete hindasid alandama, selleks tuleb käibemaksu alandada. Et see ikka, kui keegi usub seda, siis ta peabki halvasti elama, sest et lollidelt inimestelt võetakse raha ära. Jah, olen täiesti nõus, et kui tulla veel tagasi nende valimiste juurde, et ma rääkisin Läänerannast, aga ma kandideerin Lasnamäel, et siis Lasnamäel nii mõnelgi korral on tulnud, et miks siis peaks EKRE-t valima. Et olen lugenud rida põhjusi üles, aga minu meelest nagu kõige mõjusam argument on ikkagi EKRE-le see, et kui EKRE oli valitsuses ja Martin, eks ole, rahandusminister, siis Kaja Kallase valitsusele pärandati 8%-le majanduskasv ja see on argument, mida ei ole võimalik ümber lükata, et meil on programm, meil on plaan ja selle järgi me töötame. Mult küsis ühel debatil, ma siin koolis käisin debatil, et miks te räägite kohalike omavalitsuste valimistel sellest, et te langetasite valitsuses olles õlleaktsiisi? No esiteks me langetasime ka kütuseaktsiisi ja teiseks, et see tuletab meelde inimestele 2 asja. Esimene on see, et kui me lubame midagi teha ja me valimistel lubasime langetada aktsiisi, siis valitsusse saades me teeme selle ära. Et see lihtsalt on joonib alla seda, et kui meie anname lubaduse, siis me täidame seda valitsuses olles. Ja see on üks näide sellest. Me tegime teisi lubadusi, mida me ka täitsime. No, meenutuseks muidugi seda, et kui me valitsuses ikkagi neid makse alandama hakkasime, siis kes olid kõige vihasemad maksu alandamise vastased? Isamaalased. No ikka sõtkusid kõvasti tagasi ja hirmsasti oli vaja käsa veenata. Ja teine, miks me rääkisime sellest maksualandasest, on see, et ka kohalike omavalitsuste valimistel maksud on teema, sellepärast et maamaks on kohalike omavalitsuste poolt määratav ja maamaks on teinud läbi hüppelise tõusu väga paljudes kohtades ja sel nädalal avaldati mingisugune kaart, ma ei mäleta enam, kus ma seda nägin, kus kõige rohkem tõuseb ja üllatus, tõuseb kõige rohkem maamaks seal, kus on võimul kas sotsid või reformierakondlased. Ehk siis nemad tõstavad makse ka kohalikul tasandil ja meie raudkindel lubadus meie maamaksu ei tõsta, vastupidi, seal kus ta on rajalt tõstatud, langetame. Ja 3. põhjus, miks me sellest õlleaktsiisist rääkisime, näitab, et me saime majandusest aru. Lõpetasime piirikaubanduse ära, tõime riigi eelarvesse laekumised tagasi, tõime palgatõusu mitmes sektoris, tõime väikepoodide päästmise piirialadel, me saime majandusest aru, tõime selle uuesti toimiva majanduse tagasi ja see kõik kokku räägib sellest, et meie filosoofia on see, et maksud peavad madalad olema ja me näitasime, et me seda filosoofiat ka reaalses elus järgime. No sõnade ja tegude korrelatsioonist on üks väga-väga hea näide, mida ma olen ka igal pool alati toonud, nüüd olles Tallinna volikogus, selle suve selline suur debatt ja miks siis kogu see segadus seal väidetavalt oli, et kes siis visati koalitsioonist välja, see suur tsirkus, mis tegelikult on sama koalitsioon alles. Absoluutselt. Lasteaiatasu kaotamine. Eks ole, nüüd kõik hakkavad rääkima sellest, kuidas mõtleme lastega perede peale, mõtleme lastega perede toimetuleku peale ja siis kaotame ära lastemaksu. Ja ma olen alati öelnud, kui see debatt on läbi käinud, et ja Reformierakond on seal midagi tulnud ütlema, et head reformierakondlased, te olete võimul aastaid ühes Eesti teises rikkamas omavalitsuses, see on Tartus.
ja teil on olnud kõik need aastad võimalus seal seda näidata, et te olete tegude inimesed, mitte sõnade inimesed. Aga te ei ole mitte midagi teinud. Ei ole lasteaiamaksu ära kaotanud või lasteaiatasu ära kaotanud. Ja nüüd te tulete ja jällegi sirge näoga enne valimisi tõstate selle teema laualt, et oi küll me teeks. Miks te teinud ei ole? Noh, sellepärast, et nad on nii küünilised, nemad on välja arvutanud selle, et valija ei mäleta, valija ei tea, Tallinna valija ei tea, mis toimub Tartus või isegi Viimsis või Raes. Ja tahavad labida ka vastu pead enne valimisi, plakatid on väljas ilusad, sinimustvalged, eks ole, 30-aastaseks photoshopitud linnapeakandidaadi pildiga ja laused on Eesti-meelne ja põhjamaine. Olin ühel debatil jälle selle samuse Ossinovskiga, küsisin, et räägi mulle Ossinovski, et Mona Sahlin oli sotsiaaldemokraat Rootsis, kes ajas rahakotis segamini isikliku krediitkaardi ja asutuse krediitkaardi, ostis endale poest sukkpüksid ja tema poliitiline karjäär lõppes selle tagajärjel. Ta oli minu meelest erakonna aseesimees, oodati või usuti, et temast saab kunagi Rootsi peaminister. Ta ostis sukkpüksid, ma ei tea, mõnekümne Rootsi krooni eest või mõne Rootsi krooni eest, ma ei mäleta enam, mis see summa oli tühine. Ja ta astus tagasi igalt poolt ametitest, nii parteis kui valitud ametites. Ja võt see on põhjamaine poliitkultuur. Sina, Ossinovski, pidid saama 3 korda märgitud sedeleid lugeda, et saada linnapeaks Tallinnas üles ostetud volikogu saadikute häältega. Ja sa ei ole siiamaani kommenteerinud Lauri Lääremetsa kuluhüvitiste skeemitamist, et mis põhjamaisest kultuurist te räägite, siin ju kõik piinlik loba. Aga on terve hulk valijaid, kelle meelest silmad on nii ilusad nagu Lasti Lenini kohta öelda. Jah, terve hulk on küll, aga ma arvan ikkagi, et nende see nii-öelda trump seal tagataskus on e-hääled, et kui ikkagi 42% tegelikult ka juba inimestest ei usalda e-hääletust. OSCE andis oma raportiga mõista, et see on ei kõlba mitte kuhugi, et siis ütleme niimoodi, et demokraatlikus riigis lõpetatakse selline asi nagu päevapealt ära, aga meil lubatakse ainult sõnades Kopenhaagenit ja mida kõike veel, aga tegelikult on meil Minski kombed siin kõvasti juurdunud. Ja selle OSCE asja kohta ma ütlen siin, et kõigil inimesel panen südamele, valima tuleb minna õigel päeval, see tähendab pühapäeval. Ka pabersedelitega on võimalik pettust teha, kui sa eelvalimiste ajal oma sedelile annad nädal varem ära, neid valimiskaste ei valvata korralikult öösel. Nendes valimisjaoskondades, kus need kastid, need sõidutatakse ringi, et seal on sellist loksu kohta on sees küll. Kõige kindlam on anda oma hääl õigel päeval ja paberil. E-häältest ma ei hakka üldse rääkima, aga nüüd kui keegi tuleb lagedale ja ütleb, et e-hääled on auditeeritud, siis see on absoluutselt vale, selle vale me oleme paljastanud, et see on vale. Ja teiseks, kui keegi ütleb, et rahvusvahelised vaatlejad on selle kõik heaks kiitnud, täpselt vastupidi, rahvusvahelised vaatlejad on sama OSCE, kelle kriitilisest raportist me siin oleme ju palju rääkinud. OSCE ütles ju, andis terve rea soovitusi, ilma mille täitmata ei saa kinnitada, et e-valimised on turvalised ja jälgitavad. Ja neid ettepanekuid ei ole täna mitte ühtegi ellu viidud, mis nad teinud on. Ehk siis sisuliselt me võime lugeda OSCE soovitust ja ütelda, seni kuni neid täide ei ole viidud, senikaua on e-valimised võltsingu altid ja neid kasutada ei tohiks. Ja aga seni kuni peremehed peale ei hüppa ookeani tagant ja ei ütle, et lõpetage ära, me näed, siin lõpetasime selle valimiste võltsimise, mastaapse võltsimise võimaluse ära, posti teel hääletamise ja kogu selle valija nimekirjade korrastamise kampaania käigus. Et te peate ka selle ära lõpetama. Seni meil jätkatakse sellega. Jätkatakse ja võltsitakse ja jätkatakse. No võltsingut tuleb hoida, ütleme siis niimoodi, et me kõik teame seda. Aga võltsimistele sillutatakse teed ju küsitlustega. Jah, muidugi nagu ikka. Ja. Aga ma tahan seda öelda, et see kõik ei tohiks mingilgi moel masendada meie valijaid. See ei tähenda, me kõik saame aru, et meil ei ole ausad valimised, aga see ei tähenda, et me püssi põõsasse viskame ja jätame poliitikas osalemata, poliitikas võitlemata, sest et mingisugusest kogusest ülespoole
mis meie toetus on, ei ole meid lihtsalt võimalik nii-öelda pildilt välja võltsida. No ühel päeval peab ikkagi olema siin võimul jõud, kes hakkab neid võltsijaid ja neid illegaalselt riiki kraavi juhtinud inimesi vangi panema. No ma ikkagi tulles tagasi kas siis selle juurde, et kas e-valida, eelvalida või siis päris valida, siis ma ikkagi kokkuvõtteks ütlen, et inimesed minge kõik valima, kes vähegi saate, minge valima, sest kõige suurem valimispettus toimub nende inimeste häältega, kes ei ole läinud valima. Ja igal juhul tuleb minna valima. Ma siin lugesin, Salk tegi mingisuguse üllitise, kus ta prognoosib, kes kui palju hääli saab. Muuhulgas prognoosis, et on täiesti võimalik, et Eesti 200 siiski saab Tallinnas volikogusse sisse. No see ei ole täiesti võimalik. Mitte siis, kui valimised on ausad. Just 2% pealt ikkagi 6 peale ei hüppa ja nii edasi, aga kogu Salga nii-öelda mudeldamise ja prognoosi mõte oli ju see, et mobiliseerida liberaalset leeri, aktiivsem olema ja depresseerida siis konservatiivsem meie valijaid, venelastele nad ei jõua kohale, vene valija elab täiesti oma paralleelmaailmas suures osas, aga just ütleme meie valijaid siis depresseerida, koju jääma, et kõigil sellel ei ole niikuinii mingit mõtet, niikuinii ei saa, niikuinii jäävad opositsiooni, et kui juba Salk tuleb sellist juttu rääkima, siis ütleme kõige lihtsam viis, kuidas sellele reageerida on, meie vaenlased, Eesti vaenlased, normaalsuse vaenlased tahavad, et me nii teeks, me teeme vastupidi. Lähme valima ja valime EKRE-t, muidugi EKRE. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, nüüd on stuudio hõredam, oleme kahekesi, Mart Helme ja mina Martin Helme ja otsapidi välismaa uudised või maailma asjad, aga otsapidi ka Eesti asjad. 2 sellist huvitavat uudist on tulnud, mis ei ole iseenesest kumbki uudis, vaid räägivad meile mu meelest mingitest tuulte muutumistest rahvusvahelistes asjades. Üks uudis on siis see, et loksutatud on välja Angela Merkeli kunagised sõnavõtud ja nüüd ta on uuesti kusagil üles astunud ja sõna võtnud ja tema sõnavõttu siis lihtsustatud kokkuvõte on see, et sõda Ukrainas puhkes selle tõttu, et Balti riigid ja Poola ja hiljem siis on eraldi veel üle täpsustatud, et Kaja Kallas oli üks neist peategelastest, siis teravdasid teadlikult suhteid Euroopa Liidu ja Venemaa vahel ja nurjasid Angela Merkeli ja Macroni soovi minna Putiniga asju kokku leppima. Ja tegelikult ma ütlen veel kord, see alles midagi uudist ei ole, et need jutud olid siin Eestis ka teada juba varem. Uudis on see, et sellest on nüüd saanud suur uudis. See on üks neist lugudest, mida minu meelest tasuks tähelepanelikult jälgida. Teine lugu on nüüd see, et Fox News kirjutas ja ma lugesin selle Fox Newsi uudise otsast lõpuni läbi, see on palju põhjalikum kui Eesti refereeringud, sest et Eesti refereeringud jätsid kirjutamata seda, mida ütlesid Ameerika ja Euroopa diplomaadid loo teises pooles. Aga see loo pealkiri Eestis ja loo pealkiri üldse oli see, et NATO peasekretär Mark Rutte siis tõstis häält, oli see inglisekeelne väljend siis või Kristen Michali peale selle eest, et Eesti liiga kergekäeliselt käivitab NATO artikkel 4. NATO artikkel 4 ei ole siis seesama, NATO on artikkel 4 ja 5. 5 on siis see kollektiivse kaitse artikkel, mis ütleb, et kui ühte rünnatakse, siis kõiki on rünnatud ja kõik tulevad appi. Aga artikkel 4 on see, et kui mõni liikmesriik tunneb, et teda on ohustatud, siis ta käivitab konsultatsioonid, kuidas teised võiksid abistada teda enne veel, kui sõda on päriselt või rünnak on toimunud. Ja nüüd NATO sõnum või Rutte sõnum oli see, et kui me see iga väikese põrkamise peale, mis venelastega on, 4. artikli käivitame, siis see ingliskeelne väljend oli dilute, lahjendab siis selle artikli ja NATO tõsiseltvõetavuse tähendust või devalveerib selle tõsiseltvõetavuse tähendust. See, mida Eesti väljaanded ei toonud välja, on see, mida ütlesid Ameerika State Department ehk välisministeeriumi kõrge ametnik, anonüümne kõrge ametnik, ütles, et
me ei ole huvitatud sellest, et Eesti pärast puhkeb NATO ja Venemaa ehk USA ja Venemaa vaheline suur sõda. See oli üks lause, mis oli. Teine, mis ütles üks siis NATO peakorteris olnud inimene, see ütles, et fakt on see või tõsiasi on see, et meil ei ole täna, NATOl ei ole täna ühtegi head sõjalist vastust droonide ja lennukite vastu. Et meil puudub, me ei saa, et kui me selle artikkel 4 või 5 käivitame, siis paljastub see, et NATO tegelikult ei ole võimeline seda tõrjuma. Ja see on minu meelest see, mille eest Michalile vastu pead anti NATOs, et ärge käivitage artikkel 4, sest siis saab kõik ilmarahvas teada, et see on sisutühi artikkel. Ja Michal pareeris, muidugi väga kõnekas on see, missuguse uudise tegi Isamaa häälekandja Postimees, kuidas Michal õpetas sulle, selgitas sulle seoses NATO artikkel 4-ga, kuidas protseduurid käivad. Sa oled nii loll, et sa muidugi ei tea. Ma küsin sisu kohta. Ja et ühesõnaga, et meie oleme lollid, sina oled loll, tema on tark ja see kõik oli väga õige ja väga vajalik. Ei olnud õige ja ei olnud vajalik. Ma tuletan muidugi meelde ka kuulajatele, et üle 30 aasta on Vene lennukid lennanud Peterburi või Karjala või mis iganes Vene emamaa või põhiterritooriumi ja Kaliningradi vahel niimoodi, et nad on meie sellest pisikesest küürukesest Vaindla saare juures, mis on meie territoriaalõhk, läbi lennanud, lihtsalt tuimalt, lendavad sirgelt läbi seal. Nad panevad mööda Soome lahte ja siis meie piir teeb väikese saki ülespoole ja nemad seda sakki ei tee, nemad lendavad sellest sakist läbi. Selle läbi lendamine kestab mingi minuti umbes. Oleneb, kui palju nad tahavad meile näidata. Ja loomulikult see on meie suveräänsuse rikkumine, see on selline ülbe vanka laiutamine, me kõik saame sellest aru, aga kas see on siis nüüd seda väärt, et 3. maailmasõda käima panna või? Et 30 aastat on see toimunud ja nüüd ühtäkki on see tohutu julgeolekuoht. Nüüd tuleb NATO jalule ajada, nüüd tuleb ameeriklased ja venelased sõtta kiskuda. Kuulge, see ei ole ju normaalne. Mis mina ütlesin Michalile ja millele ta loomulikult ei vastanud, aga näha oli, et see talle oli hirmsasti vastukarva. Mina küsisin talt, et kumb nüüd oli? Kas me käivitasime artikkel 4? Me käivitasime selgelt minu meelest artikkel 4 selle jaoks, et Reformierakond saaks päästa oma mutta vajunud mainet siin riigikaitselise kõvatamisega. Ja NATO käest me saime pragada sellepärast, et see ähvardab paljastada, et NATO ei ole võimeline meid kaitsma. Või oli NATO meie peale pahane sellepärast, et selle artikkel 4 käivitamine eesmärgiga aidata tõsta Reformierakonna populaarsust reaalselt tekitab ohu, et NATO ja Venemaa sõda puhkeb, et need on need kaks asja, mis siit välja kooruvad, et üks variant on see, et meil tulebki see sõda puhkebki, tõmmataksegi ameeriklased ja Lääne-Euroopa riigid siin sõtta, mida nad ei taha, nad ütlevad selle selge sõnaga välja, nad ei taha. Ja teine siis, mis sellest loost välja joonistus on see, et ega nad seda sõda väga pidada ei saagi, seepärast, et vähemalt droonide vastu puudub neil täna võimekus, mitte ainult Eestil, vaid puudub ka Saksamaal, puudub Belgial, puudub Prantsusmaal, et puudub võimekus ja selle välja tulemine on väga piinlik ja mitte keegi ei ole huvitatud, et Reformierakond oma siseriikliku positsiooni parandamise nimel saaks selliseid pahandusi üle terve NATO, üle terve maailma korraldada, et selle eest minu meelest sai ta vastu pead. Ja see vastus, mis sealt tuli, oli lihtsalt nii rumal ja nii piinlik ja nii valelik ja nii tobe, et lihtsalt ei meie süüdistamine jälle. Aga siin on ikkagi ka signaal Michalile ja kompaniile, et teie ärge tikkuge suurte poiste mängumaale. Suurtel poistel käib praegu oma käte väänamine. See on seotud siis sellega, et Trump on öelnud, et ta just nagu on otsustanud Tomahawkide andmise küsimuse Ukrainale. Ta jätab otsad lahti. Ta ei ütle, kuidas ta on otsustanud. Kas ta on otsustanud anda või ta ei ole otsustanud anda. Kas ta on otsustanud anda nii, et ameeriklased ütlevad, mida tohib tulistada ja mida ei tohi tulistada, millal tohib tulistada. Ja kas nad enne teatavad venelastele, et me kohe nüüd laseme selle raketi välja, nii nagu Iraaniga oli, et põhimõtteliselt hoiatati enne, et meil tuleb nüüd üks kõva rakett ja see kõva rakett on teil sihitud selle ja selle asja pihta, koristage tsiviilisikud sealt ära.
et need üksikasjad on kõik lahti. Aga see on suurte meeste mängumaa. Ja mida venelased ütlevad? Venelased ütlevad selle peale närviliselt, aga siiski väga kindlameelselt, et need raketid on peaaegu 40 aastat vana. Me oleme harjutanud ja töötanud selle aja jooksul välja põhimõtteliselt oma kaitsemeetmed. See sõjakäiku kuidagi ei mõjuta. See võib venitada seda sõda veel. See loomulikult tekitab meile purustusi, kahjustusi. See loomulikult hävitab igasugused normaalsed suhted Venemaa ja Ameerika Ühendriikide vahel. Aga põhimõtteliselt Venemaal on vastumeetmeid, oma tuumaallveelaevade saatmine Ameerika rannikule, oma kokkulepped Venezuela, Kuubaga, et sinna viia oma relvasüsteeme, mis ameeriklasi närviliseks teevad, rakette konkreetselt. Ja on võimalik ka see, et venelased omalt poolt intensiivistavad Ukraina purustamist, sealhulgas ka tsiviiltaristu purustamist, et siin tuleb nagu järele mõelda. Ja vaat see on nüüd see suurriikide vaheline käte väänamine, millede puhul on täiesti arusaadav, et suurriikide liidrid ütlevad, et kuule Mihal, kes sa selline oled? Et sa tuled siit omalt poolt soola supi sisse kallama kulbitäite kaupa. Et lõpeta ära. No ja siin tuleb mängu Mutti Merkeli siis teema. Noh veel kord, see, et Mutti Merkel tahtis minna Putiniga kokku saama koos Macroniga, see on meile kõigile teada. See, et meie ütleme eestlased või ida-eurooplased, neid ei saa usaldada, kui Moskva ja Berliin või Moskva ja Pariis omavahel sussununnutavad, siis me võime enam-vähem pimesi olla kindlad, et see käib meie arvelt. See ei ole kellelegi meile mingisugune uudis. Ja see, et ütleme siis 2021. aasta lõpul, kui need pinged eskaleerusid Ukraina ümber ja Venemaa ja Euroopa Liidu ja Venemaa ja NATO vahelised suhted olid konflikti kursil, tol ajal Joe Bideni administratsioon omalt poolt nagu õhutas seda kõike takka, et siis tookord anti erinevalt praegusest olukorrast, mis me siin just Michali puhul kirjeldasime, tookord vastupidi anti meile vabad käed, et kütke aga hagu juurde ja Kaja Kallas, kes on tänaseks päevaks, ei ole tal järele jäänud maailmas mitte ainsamatki toetajat ega sõpra, tekitab kõigis piinlikkust, ükskõik kuhu ta läheb või mida ta teeb, siis ta oli oma sõiduvees. Siis ta oli täpselt selline hullupanija, kelle plärtsumised ja paugutamised tegid seda tööd, mida nendel suurtel poistel sel hetkel vaja oli. Aga nüüd on tuuled muutunud ja olukorrad muutunud ja nüüd enam ei ole vaja. Ja nüüd minu meelest on veel ohtlikum moment siin selles, et nüüd tahetakse teha mingeid kokkuleppeid venelastega, see on täiesti selge, et tahetakse. Ja nüüd tahetakse meid süüdlaseks sellest teha. Ja nüüd tahetakse meie arvelt jälle see kokkuleppe teha. Ehk siis see kõik on väga murettekitav ja väga halb nii või Aga mis näitabki seda, et meie arvel tehakse? Kõik need suurte poiste diilid tehakse nõrgemate arvel. Ja siin on oluline väike detail see, et Mutti Merkel ei öelnud ainult Balti riigid. Et Balti riigid nurjasid need 21. aasta läbirääkimised, mida tema ja Macron plaanisid Putiniga teha, et sõda ära hoida. Kuna Balti riigid nii marginaalse tähtsusega rahvusvahelistes suhetes, siis on juurde toodud vestitasku suurriik Poola. Et Poola oli ka ja Poola ekspeaminister on muidugi ümber lükanud kõiki neid süüdistusi ja tegelikult ma olen lugenud ka siin erinevad tol ajal ka diplomaatias tegevad inimesed nii Vene poolelt kui lääne poolelt ütlevad, et ei Poolal ega Balti riikidel tegelikult ei olnud nende Minski lepingutega ja nende Vene ja lääne läbirääkimistega mingit positsiooni. Nad praktiliselt ei osalenud, nad praktiliselt ei teadnud mingisuguseid diplomaatilisi detaile nendes läbirääkimises. Nii et siin see Merkeli väljaütlemised praegu ja nende üles haipimine, see on täiesti ühemõtteline. See on selleks, et kui nüüd otsustatakse venelastega mingisugune kompromiss leida või diil teha, siis näidatakse näpuga, aga näe, me oleks selle võinud ära teha juba 3,5 aastat tagasi ja oleks ära hoidnud kõik need purustused ja inimelude ohverdamised, aga näed, Kaja Kallas ja Balti riigid
ja poolakad, keda venelased nimetavad muide Euroopa hüääniks Poolat, nemad keerasid selle asja kihva. No minu meelest on see jutt ka selles mõttes täiesti mitte tõsiselt võetav, et eriti Balti riigid, aga ka Poola ei ole kunagi, mitte kunagi Euroopa Liidus ega ka NATOs olnud sellises positsioonis, et nad saaksid blokeerida midagi, mida sakslased või prantslased tahavad. Või mida ameeriklased tahavad. Jah, no lihtsalt me ei ole kunagi seda suutnud teha. Me teame väga hästi, et poolakad on Euroopa Liidus mitmelgi korral olnud Brüsseliga ja ka siis Brüsseli selja taga oleva Saksamaaga mitmel erineval konfliktikursil, siin energeetikas või mingites muudes küsimustes ja üleüldiselt ei Saksamaa ega Brüssel ei lase ennast kõigutada. Kui neil on mingisugune plaan valmis mõeldud, siis nad selle plaani viivad ellu, sõites raginal liikmesriikidest üle. Ja eriti kui need liikmesriigid on veel Balti riigid või Ida-Euroopa riigid laiemalt, Ida-Euroopa riike koheldakse Brüsselis tänase päevani 20 aastat pärast liitumist ikka veel kui mingisugused vaesed, näljased sugulased või mingid kahtlast värvi võsaneegrid. Meil ei ole seal seda sõnaõigust ja sõnakaalu, mida see uudis justkui omistab meile, see ei vasta tõele, see on libauudis selles võtmes. Kusjuures võsaneegrite riikideks on muutunud just lääneriigid ise. Ja oma demograafilisest vaatepunktist. Ja selle suhtumise reaktsiooniks, vastureaktsiooniks on tegelikult ju see, et me näeme, kuidas Visegradi riigid, Poola praegu Tuski juhtimisel ei kuulu veel sellesse nelikusse, on ainult kolmik. See on siis Ungari, Slovakkia ja nüüd ka Tšehhi, sest Tšehhi valimised on ikka maavärine. Väga suur asi ja me võib-olla mõne sõnaga võime sellest isegi rääkida. Et see ongi selle suhtumise reaktsioon. Teie suhtute meisse nagu mingitesse koloniaalvaldustesse, kus te võite röövida meie tööjõudu. Te võite meile dikteerida, millal te meile ja mille eest te meile raha annate ja mille eest ja millal te meilt raha ära võtate. Me ei ole nõus sellega. Me ei ole lõppude lõpuks ka nii kübemekesed Euroopas. Me oleme ikkagi Ungaris peaaegu 10 miljonit, Tšehhis peaaegu 10 miljonit, Slovakkias 5 miljonit, kokku mingi 25 miljonit inimest. Kui me veel Poola juurde paneme siia 38 miljonit inimest, siis kogu vahe Euroopa, Kesk-Euroopa sisuliselt ikkagi on küllaltki olulises positsioonis, et me ei lase ennast niimoodi jalge alla tallata. Mille poolest, ütleme Euroopa, Lääne-Euroopas on mõned suured riigid, Saksamaa kõige suurem oma 86 miljoniga, kellest väga suur hulk juba enam ei ole sakslased, Inglismaa oma 67 miljoniga, kellest väga suur hulk juba enam ei ole inglased, Prantsusmaa oma umbes 65 või 6 miljoniga, kellest väga suur hulk on juba moslemid, eks ole, need on suured riigid, siis juba ega Hispaania ei ole suurem kui Poola, ega Rootsi või ütleme siis Austria ei ole suurem kui Tšehhi või Ungari, ega Belgia ei ole suurem, samamoodi need on ka siuksed 10 miljonilised riigid, seal Belgias vist on mõni miljon rohkem ja vähem ja Hollandis mõni miljon, ütleme 17 miljonit on juba ja aga hollandlasi on seal järjest vähem. Et selles mõttes, et need suurusjärgud ei ole, meie siin Eesti, me oleme väike tõesti, eks ole, aga need suurusjärgud seal ütleme nendes Kesk-Euroopa riikides ja erinevalt Eestist. Tšehhi, Ungari, Slovakkia, need on Habsburgi impeerium. See on Habsburgi impeeriumi südaala ja nendel on Vöömimaa ja Määrimaa. Ja need on hoopis teine rahvuslik eneseteadvus. Ajalooline identiteet, ungarlastel eriti, neil on ikkagi 1000-aastane oma kuning. Ei, aga palun väga ka tšehhidel lõpuks Karli ülikool, eks ole, Prahas. Ja Mozart elas Prahas tükk aega ja Tšehhimaa oli ju mõnda aega Saksa-Rooma keisririigi pealinn. Et see ei ole niisama. Ja nüüd, mis on Tšehhi valimistulemuse puhul minu meelest väga oluline, väga huvitav. Võimul olevad vasakliberaalid, globalistid panid kogu kaardi ja see tuli nii üks ühele tuttav ette Eesti 23. aasta Riigikogu valimistest. Kogu kaart oli selle peale, sõjapistrikud ja Ukraina aitamine ja me teeme kõik, mis vaja selle jaoks, et Vene vastasus ja Ukraina aitamine oli see kõik. Samal ajal inflatsioon on olnud tohutu Tšehhis on ju oma raha veel, oma kroon. Maksud on tõusnud, hinnad on tõusnud, tööpuudus kasvab, elatustase on langenud, eks ole, kõik need probleemid on seal nii nagu Eestiski. Ja valitsus tagus vastu rinda Ukraina ja Babiš, kes oli siis selle kõige suurema võitnud partei juht, nüüd 35% võitsid. Babiši kogu sõnum
jälle nii nagu meil Eestis 23. aastal oli toimetulek, maksundus, immigratsiooni vastasus, Euroopa Liidu sekkumise vastasus, rohepöörde vastasus ja Babiš võitis 35% ja võimul olevad liberaalid said seal umbes 20 midagi, 20 ja niimoodi. Ja näe, mis imet juhtub, kui e-valimisi ei ole. Näe, mis imet saab. Aga mis on teine tore asi seal on siis see, et Babiš ei saanud absoluutselt enamust. Ma tunnen Babišit, ma olen temaga korduvalt kokku saanud ja juttu on äärmiselt ma ütleksin üli vilunud, läbinägelik, vana kaval rebane. Ta ei ole sama ideoloogiline kui Orban. Orban on rahvuslane ja Orban ajab nii Ungari asja kui saab, küllap Babiš ka, aga Babiš on, ütleme siis, pärit 90-ndatel tema ikkagi alustas sellega, et ta tegeles erastamistega ja sealt sai rikkaks. Tal on tohutu ettevõtlusimpeerium ja ta sealt on nagu kuidagi edasi liikunud poliitikasse, et ta ei ole ideoloogiline sellises võtmes. Aga kes on ideoloogilised, on 2 väiksema partei juhid, keda Babišil on vaja, et võimule saada. Ja üks on siis see, mida tšehhikeelne nimetus on ODS, ehk siis otsedemokraatia ja kuidas ta oli, vabadus ja otsedemokraatia vist oli see partei nimi, kelle esimees on Tomio Okomura, kelle siis üks vanematest ongi Jaapan, ta on sündinud Tšehhis ja üks vanem on siis Tšehh. Ja krõbe eurovastane, krõbe rahvuslane, krõbe rohevastane ja teine partei on motoristide partei. Ja motoristide partei on Václav Klausi partei tegelikult. Václav Klaus oli siis Tšehhi president, kes oli väga printsipiaalne eurovastane, suveräänsuse pooldaja, rahvusriikide pooldaja. Ja nüüd ta on muidugi, ma olen Václav Klausiga ka paar korda kokku saanud ja juttu on jätkuvalt väga terava taibuga, aga ta on päris vana, üle 80 aasta. Nii, ja nooremad mehed teevad seda parteid, aga tema on seal tagasi vaimne isa. Ja need 2 parteid on siis need, kes hakkavad siis hoidma Babiši valitsust püsti. Kas neid võetakse valitsusse või mitte, seda me täna veel ei tea, aga Babiš peab neilt saama hääli, et võimule saada. Jaa, aga nemad hoiavad püsti, sisuliselt on nad ka politrukid. Jaa, just, ja see teeb veel, mulle meeldib selle tõttu see eriti. Et kui sa ütled, et Babiš ei ole nii ideoloogiline, ta ei olegi nii ideoloogiline, ta on tegelikult ju ikkagi teatud vasakpoolsete instinktidega. Mis tegelikult ju inimestele meeldibki, sest ta räägib väga palju sotsiaalsetest probleemidest. Pensionitõusus ütles, et pensionid on jäänud ja on inflatsioonile alla jäänud, pensionäridele tuleb pensionit juurde anda. Kuidas sa vaidled sellega? Et aga Janne selle niisuguse ideoloogilise värvingu, selle ideoloogilise niisuguse lõpp-pintsli tõmbe annavad ikkagi need kaks liitlast, kui ta nende liitlastega nüüd kokkuleppele saab. Ja ta tegelikult ei vaja mõlemaid, tal on 200 liikmelised parlamendist üle 80 koha on temal käes, nii et tal on kas ühte või 2 mõlemat vaja, need üks sai 8%, teine sai seal alla 7% natukene. Tal on, piisab ka ühest, nad ei saa läbi Tomio Okomuraga, selle otsedemokraatia parteiga, nad ei saa Babiš ja see Okomura ei saa omavahel, ma tunnen seda Okomurat ka hästi. Ja seda... need on ilmsesti ju kritiseerinud Babišit ja tema partei. Ja nad on väga, omavahel, ütleme selles mõttes püüavad mingis mõttes sammu hääli, nii et nad on väga tihedas konkurentsis, aga poliitikas tehakse vahel ikkagi nii-öelda suurema eesmärgi nimel pigistatakse, neelatakse mingid asjad alla ja pigistatakse silmad kinni. Et see, ma arvan, et mulle küll meeldib ja mis minu meelest nende Tšehhi valimiste üks oluline asi on ka veel, et kui siiamaani ka Eesti meedia ju kogu aeg meile rääkis, et see Orban on umbes Vene agent ja kes mis kõik veel, et kui saaks Orbanist mööda, kus siis hakkaks Euroopa Liidus asjad minema. Aga nüüd on Orbanil lisaks tuli Fico Slovakkiast, nüüd on neile 3. mees lisandunud, see on siis nüüd Babiš, et Meloni nii seal laua taga, Itaalia peaminister Meloni ei ole päris Orbaniga alati ühte meelt, aga siiski oli suhteliselt ikkagi selle nii-öelda Euroopa Liidu võimu tsentraliseerimise suhtes alati tõrges, nii et seal laua taga ei ole niimoodi, et ainult üks paha Orban ja kõik teised on head eurooplased, see ei ole nii. Põhihea eurooplane Prantsusmaa, seal on ikkagi ju kangreeni alas, ütleme, et Euroopa Liidu 2 jalga on Saksamaa ja Prantsusmaa, siis ikkagi Prantsusmaa on praegu kangreenis jalg.
ja noh, ma ei tea, mis seal juhtuma hakkab. Prantsusmaal võib juhtuda ikkagi väga tõsiseid asju. Kui ikkagi Prantsusmaa majanduslik kollaps toimub, nagu siin mõned ennustavad ja hirmutavad, ma ei tea. Noh, üldiselt on Euroopa Komisjonil ja kõikidel nendel šlikerdajatel, noh nagu Macron, ta on ju ka elupõline šlikerdaja. Ta ei ole ju selgroogna, ta on ju limukas. Et need šlikerdajad oskavad alati leida lõppkokkuvõttes mingisuguse pehme maandumise, mingisuguse variandi, et päris kollapsit ikkagi ei tule. Aga noh, lõpmatuseni ei saa ja kui see kollaps tuleb, see muidugi lööb väga valusalt tervet Euroopa majandust ja ka meid ja ega me ei oska öelda, mis eurost saab. No mul oli sel nädalal üks istumine ühe, noh ütleme siis hästi suuri rahasid liigutava Saksa ärimehega, kes on Saksamaalt ära kolinud juba mõnda aega finantsmaailmast ja ta ütles, et noh, et Saksamaa majandus on puhas bluff, et seal enam tootlikkust ei ole, mingisugust innovatsiooni ei ole, konkurentsivõimet ei ole. Ta räägib nagu Eesti majandusest. Ma ütlesin samamoodi, et see on täpselt nagu Eesti, et seal ainult keerutatakse laenuraha ringiratast avalikus sektoris ja kulud kogu aeg suurenevad, võlg kogu aeg suureneb, et see lihtsalt ei püsi enam. Ja ta ütles, et noh, hiljemalt paari aasta pärast lendab see asi pauguga lõhki. Noh, võib-olla paari aasta pärast võib-olla mingisugused sündmused kiirendavad seda, aga tšehhidele soovime igatahes jõudu ja noh, Angela Merkel ei paljastanud midagi. See lugu veeretati meile välja sellepärast, et on vaja narratiivi muutust. Aeg sai otsa, täname kõiki kuulamast, kõigile paneme südamele, et nädala pärast valimispäeval valima paberil muidugi EKRE. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetis treradio.ee ja uueduudised.ee.